Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja 20. juubelihooaja viimaseks ehk finaaletapiks oli Ramudeni 6. Valge Hobuseme rattamaraton. Hooaeg sisaldas ootamatult palju käänakuid ja pimedaid nurgataguseid. Mõistagi on siinkohal jutt sellest, mis seostus COVID-19 viiruse pandeemiaga. Estonian Cupi missioonideks on rattapisiku viimine võimalikult laialt üle Eestimaa, tasemel võidusõitude pakkumine meie tippudele ja loomulikult sportliku elamuse võimaldamine kõigile meie harrastajatele. Missioonist lähtuvalt otsustati pandeemia tingimustes kevadel esimesi etappe mitte edasi lükata. Sellega oleks tehtud liiga teistele võistlustele ja jalgratadistsipliinidele. Nii otsiti uudseid lähenemisi. Esimesed 2 etappi korraldati omamoodi ajasõitudena, millistel osalemiseks oli aega enam kui kuu. Ta sattus olema erakordne aasta, ehk siis ütleme niimoodi, et erakordne aeg, erakordne aasta ja eks see nõuab erakordseid otsuseid. Hoolimata kõigest läks hästi, meie osalejanumbrid ei ole kannatanud. Pigem me mõtleme palju rohkem edasi selle peale, et kuidas kaasata neid virtuaalseid versioone. Järgmisel aastal me tõenäoliselt teeme nii virtuaalse kui päris etappi ühes isikus, et proovime ka seda varianti, et nagu ma ütlesin, et erakordsed ajad nõuavad erakordseid otsuseid ja eks me peame eksperimenteerima. Ma ise arvan, et järjest rohkem me peame aru saama sellest, et siis siseturism on oluline osa ja kindlasti rahvasport on siseturismi üks osa ja ma arvan, et me peaksime püüdma kõik koos kuidagi nende rahvaspordiüritustega jätkata ja et kalendri arvestavad oleksime ja et me nii-öelda kõik siia ära mahuksime. Sari ise on ju jätkusuutlik ja meil on ikkagi veel tagataskus huvilisi ja soovijaid, kes tahaksid sarja etapina liituda ja 2021 ma ei välista, et meil saab olema üks uus etapp jälle. Meie ju missioon ongi see, et kui me läheme uude kohta, et sinna tekiks uus rakuke ja võib-olla siis ka uued harrastajad ja võib-olla klubi kuni noortega tegelema klubini välja. Esimene virtuaalse ajavõtuga, ent päris rajal sõit oli 12. Kalevipoja rattamaraton Jõgevamaal. Aegade võrdlemise teel võttis seal võidu Gert Jõeäär. Samaaegselt avatud rada Põhja-Eesti piirkonnas oli 18. Raplamaa rattamaraton. Siin näitas kiireimat minekut kohalik mees, 2016. aasta sarja üldvõitja Peeter Tarvis. Esmakordselt saadi ühiselt stardist rajale minna Läänemaal. E-Piim 17. Kullamaa rattamaratonil. Võimas Peeter Pruus võttis võimsa võidu. 4. etapina toimunud Rand ja Tuulberg 20. Elva rattamaraton erineb teistest sõitudest paljuski oma kiire raja poolest. Nii sai maantemehena tuntud Alo Jakin triumfeerida esmakordselt siin sarjas. Augustis 21. Jõulumäe rattamaratonil Pärnumaal pani oma paremuse maksma Martin Loo. 5 etappi, 5 erinevat võitjat. Just nii tihe ja pingeline on seis tipus. Ehkki viimasele sõidule läks vastu liidrina Peeter Tarvis, siis üldvõidu osas oli parimal positsioonil Gert Jõeäär, kuna 6 sõidust läheb arvesse 5 parimat. Nii ei tohtinud ta sisuliselt Tarvisele kaotada üle paari koha. Martin Lool olid variandid üldvõiduks vaid juhul, kui mõlemat eelmainitud tabab suur ebaõnn. Ehkki Janelle Uibokandil oli eelnevast hooajast taskus 3 naiste arvestuse võitu Mari-Liis Mõttuse 2 vastu, kandis favoriidikoormat ja liidrisärki just Mõttus. Ta ei tohtinud Uibokandile kaotada üldises finiši protokollis enam kui 6 kohaga, et tagada üldvõit. Mari-Liis Mõttuse isa Tarmo Mõttus on jalgratturite kogukonnas tuntud rattamees.
Augusti algul tabas teda aga tõsine terviserike, mis sundis ta kuuks ajaks voodisse. Nüüd on ta taastumas, ehkki ratta selga veel ei roni. Sain ootamatult peast sellise märgi, et võta natuke rahulikumalt, et tegelikkuses nagu selles ei olnudki asi, et ma midagi liiga üle olin pingutanud, aga loodus on mind sellisena loonud ja mõned väiksed apsakad on sees ja üks lüli siis andis otsad, et sain kuklasagarasse trombi, et enda sisse ei näe, ise tundsin ennast väga hästi tollel hetkel, aga edasi olen olnud oma enda halevari. Ma selles suhtes nagu suutsin liikuda, aga ma ei tohtinud, et ma hoidsin nii madalale kui sain ja siis ühel hetkel lihtsalt saad aru, et mida rohkem ma seal pikali olen, et seda kehvemaks enesetunne läheb, et iga püsti tõusmine on selline, et oot, et mis nüüd juhtuma hakkab, aga nüüd vaikselt juba liigun ja ei ole häda midagi. Et kuivõrd nüüd mind oleks see päästnud, kui ma oleks käinud seal kuskil magnettorus sees, no paljused inimesed seda teevad, kui nad ei tunne endale, et neil midagi häda on, et kes seda teadis, et mul kuskil südames auk on, mis ei ole lapsest peale kinni kasvanud, et selliseid asju ei näe, aga seekord nüüd, kui see õnnetus käes oli, siis tehti uuring põhjalikum ja siis mõned asjad avastati. Mõttuste perekond on fenomenaalne seltskond. Siin sarjas kannavad liidrisärki kõik 3 Tarmo last. Lisaks Mari-Liisile on perekonna pesamuna Marta võitnud kõik selle hooaja maisnäk kuni 10-aastaste tüdrukute sõidud ja kannab ka vastavat liidrisärki. Poeg Mattias on võitnud aga kõik esimesed 5 Jet-Oili poolmaratoni, millega oli ta taganud hooaja kokkuvõttes ka üldvõidu. Kuidas selline asi saab üldse olla võimalik? Võib-olla see, et me teeme kogu aeg kõike koos ja me ei sunni kedagi midagi tegema. Et mul oli hetki, kus näiteks mulle tundus, et poisist ei tule spordimeest, sest et temas oli selline kaotaja hirm oli nii suur, aga võtsime rahulikult, ei pööranud üldse sellele tähelepanu, kui tahtis, läks, kui ei tahtnud, ei läinud starti. Ja lõppkokkuvõttes on niimoodi, et kõik tulevad ja lausa nõuavad, et miks mina ei saa minna, et miks mina ei saa starti. Me sööme hästi palju kaerahelbeputru ka ja ma ei saa muud öelda, et eks see kuskilt sealt emapiimaga sisse antud on, et ema on meil kõige ebasportlikum, aga keegi peab ju raja ääres ka olema, et kes see pudeli muidu kätte annab, et see on ikka kuidagi edasi läinud niimoodi. Aga tundub ikka, et sa oled ikka päris uhke isa ka laste üle, jah? No tuleb olla, aga siis kui ma siin hakkan mainima, millised tunnistused koolis on, siis ma lähen veel uhkemaks, et vaata tupakile kukun. No mis seal on siis? No ütleme nii, et 4 on arvad ja seda ka poisi puhul, et poiss on väga edukalt esinenud matemaatikaolümpiaadil ja uhkust jagub, jah. No see on ulme ju. Jah, mõni arvab, et kodus pekstakse nii kõvasti, et hirmuga teevad. Aga tõesti, mul on nii lihtne isa olla, et lihtsamat asja ei ole. Et lastel on sära silmis endil? Ma loodan. Mina näen seda. Traditsiooniliselt anti täpselt keskpäeval lähe pikimale Hawaii Expressi GP sõidule. Just siin pidi selguma hooaja tšempion. Ees ootas pea 61 kilomeetrit erinevaid teid. Rada viis traditsiooniliselt läbi 3 erineva maakonna. Start ja finiš olid Järvamaal, kus suunduti Lääne-Virumaale ja sealt Harjumaale, et finiši poole taas tagasi tulla. Tee peale jäid muuhulgas kuulsad kohad nagu Jäneda ja Nelijärve. See on sõit edasi jõudnutele ja neile, kes tahavad proovida oma maksimaalseid võimeid. Osalt on see ellu kutsutud ka põhjusel, et meie kohalikel tippudel oleks oma võimete näitamiseks vääriline võimalus. – 40 minutit hiljem asusid teele Jet-Oili poolmaratoni läbijad, kellele oli ette nähtud 21,8 kilomeetriline trass. See on lihtsalt läbitav ja jõukohane ettevõtmine kõigile. Seda kinnitavad tehtud intervjuud finišialas.
Kõige olulisem on sõidurõõm ja sellest saadav nauding, mis kulmineerub finišikanga all. Eks on meie esimene kord, kui ma seda poolmaratoni siin sõidan ja aga hea tunne, et ma sain hakkama. No see vist ongi ju kõige tähtsam. Jah, absoluutselt. Minu puhul tähtis ei ole võit, vaid osalemine. Ja tähtis ongi, et see nagu tegemise rõõm ja tegemise rõõm ja vabas õhus olemise rõõm ja nii palju toredaid inimesi, kes spordiga tegelevad, see on nii võrratu. Uskuvad. No mis te seal metsa vahel nägite, mis sõidu kohta öelda võib? Väga palju seeni oli, et nii tahaks maha tulla nüüd korjama hakata. Aga ei, ilus Eesti loodus, väga ilus ilm ja väga palju, väga kiiresti mööda sõitvaid mehi. Seda ma ka nägin. Aga neid on ilus vaadata? Ja, neid oli ilus vaadata just. Ja nüüd siis seenele, jah? Jah, võib-olla vaatame, sööme suppi ja siis vaatame, kuidas läheb. Päev läks üle ootuste hästi. Ilm oli suurepärane ja jäin elusaks ja terveks. Sügis on alati see aeg, kus on hea rattaga sõita ja väljas joosta ning kõiki muid tegevusi teha. Et mis see emotsiooni või tundega te seda siis läbite või mis eesmärgid on seatud? Põhieesmärk on lihtsalt läbida ja erinevaid elamusi, kogemusi saada. Ja nautida Eesti loodust, jah? Täpselt nii. On ilus, on mida vaadata või? Absoluutselt igal pool. Sel distantsil jagatakse Jet-Oili liidrisärk kuni 14-aastaste noorte seas. Ehkki Mattias Mõttus seekord ei startinud, oli ta 5 varasema etapivõiduga üldkokkuvõtte esikoha juba endale kindlustanud. Seejuures oma 14. sünnipäeva tähistab ta alles jõululaupäeval. Kas siit on sirgumas uus täht? Kell 1 pärastlõunal anti start kõige klassikalisemale ja rahvarohkemale sõidule, Gardena maratonile. 351 registreerunust circa 4/5 ületasid koha peal ka stardijoone. Üldse oli kõigi distantside peale pea 800 registreerunut. See on kõige paremas mõttes tõeline rahvasõit. Tuleb pingutada ja vaeva näha. Samas saab kamraadidega tee peal juttu rääkida ja loodust imetleda. Ja vähemalt teoorias on finišis nägu naerul ja piisavalt jaksu intervjuu jaokski. Nagu näiteks Valge Hobusemäe rattamaratoni üheks postripoisiks oleval Tõnis Niinemetsal. Ma sellel hooajal mõtlesin kusjuures, et ma sõidan kogu sarja kaasa, aga need ainukesed 5 tööpäeva, mis sel suvel olid, sattusid samadele päevadele kui etapid. Ja neid virtuaalseid mulle kuidagi nagu see ei olnud minu teema. Mulle meeldib see ikka niimoodi, et teised sõidavad ees ja ma sõidan järgi. Ja siis ma mõtlesin, kui ma juba 1 etapi olen, see on ka sõita, et ma siis sõidan selle pikka, proovi, mis tunne on, et kas võtab eluisu ära või ei võta. Ja kuidas läks? Kuskil 32. kuni 40. oli raske. Siis oli korraks selline madal see punkt, aga siis oli korraks jälle joogipaus, siis need, kes ees sõitsid pärast seda viimased 7 oli, siis oli juba lõbus tulla, siis oli juba tuttav tee ja mulle meeldib see, et kõik koos lähevad ja täna oli ka naljakas see, et kõik rääkisid seal finiši või see stardikoridoris, et me läheme kulgema siia, et see ei ole selline rapsimissõit, et see on selline rahulikult võtmine. Siis ma mõtlesin, et hea küll, aga siis kui metsa siit ära jõutakse, siit kui juba inimeste ees on vaja sõita ja stardis vaja minna näidata, mis sul jalas on ja ega seal metsas küll keegi ei kulge, ütleme niimoodi, et ma ise ka esimesed 30 tundsin ennast vist natuke liiga hästi, aga mis on tore, et võistluse pea siis sponsorile sai ära tehtud, et ta on veel rajal vist. Roomet Pajur tegi endale 16. sünnipäevaks, mis oli sattunud just täpselt etapiga samale päevale, parima võimaliku kingituse. Võttis hooaja 4. võidu ja sellega maratonide arvestuse üldvõidu ja Gardena liidrisärgi. Ent kuidas lahenes meeste eliidi ehk Grand Prix sarja hooaja paremusjärjestus? Kui läbitud oli rajast esimene viiendik, jõuti Jäneda külje all asuva Kalijärve juurde. Eraldunud oli selge 7-meheline grupp, milles sõitmas ka kõik favoriidid. Sinna kuulusid Ivo Suur, Martin Parv, Martin Loo, Arctic Spordi aktiivseima ratturisärgis Gert Jõeäär, üldliidri kollases Peeter Tarvis, Hans Krohe kiirenduskilomeetri liidrisärgis Taavi Kannimäe ja Gert Kivistik.
Seltskond püsis ka koos veel 10 kilomeetrit hiljem Jäneda mõisa juures. Pehmed metsateed aga lõhkusid vaikselt juhtgruppi. 36. kilomeetril olnud Arctic Spordi vahefinišiks oli ees veel vaid 5 meest. Üle joone tuli esimesena küll Martin Loo, ent see oli talle väike lohutus, kuna selle arvestuse üldvõidu oli Gert Jõeäär juba kokkuvõttes varem taganud. Ent tõsiselt huvitavaks läks Põltsamaa mäe finišis, kui läbitud oli Nelijärve singlid ja osaliselt ka presidendi matkarada. Siia tuli juba vaid duo koosseisus Martin Loo ja Gert Jõeäär. Tehti ka väga tõsiselt finišit, sest tähtsad punktid olid mängus. Loo punnis, mis suutis, ent Jõeäärele tuli ikka alla vanduda. See tähendas aga, et sellegi arvestuse kokkuvõtte võttis Jõeäär. Ehk ta sai ka Põltsamaa liidrisärgi omanikuks. Kulus 7 sekundit üle minuti, kui tulid Gert Kivistik, Peeter Tarvis ja Ivo Suur. Sellega oli ka hooaja kokkuvõte sisuliselt otsustatud, kuna tõenäosus, et Tarvis Jõeäärt selgelt edestab, oli kadunud. Raja tehnilises lõpuosas pani Loo oma rattavalitsemise oskused maksvusele ja võttis teise etapivõidu Hawaii Express Estonian Cupi rattamaratonide sarjas järjest. Seejuures keskmiseks kiiruseks mõõdeti talt uskumatut 30,1 kilomeetrit tunnis. Ehkki Loo võitis ainsana 2 etappi, andis see hooaja kokkuvõttes vaid 3. koha. Jah, ega ma ei teadnudki, et ma ainukesena 2 etappi võitsin, et loomulikult selle on hea meel. Kokkuvõttes, et võita on vaja olla ikkagi stabiilne, et nagu näha, et võid 2 etappi võita ja kokkuvõttes ei võida, et ju ikkagi mõnel etapil natukene kehvemalt esinesin ja see nagu andis siis tunda. Aga kui tulin siia täna, käisin natuke rada läbi sõitmas, vaatasin, et vinge, et see lõpp on ju peaaegu nagu see Valgehobusema cross country, et ma kindlasti nagu arvasin, et mul on head šansud nagu võita, et kui siia lõpu peale ikkagi jääb ja ütleme nii, et sain mingi hetk nagu eest ära ja tegelikult siis sõitsin kuni lõpuni, et see lõpp oli päris raske ja väga hea meel, et võitsin. 50 sekundit võitjast hiljem tulnud Gert Jõeäär võis endaga rahul olla, vaid Elvas oli ta poodiumilt välja jäänud ja see läks kehveimaa tulemusena üldarvestusest ka mahaarvamisele. 4. sarja üldvõit tõstis ta võitude koguarvult 1 pulgale teiseks kunagise maastikumaratoni Euroopa meistri Allan Orasega. Kaspar Austa 6 üldvõiduni on natukene veel minna. Teine koht kuulus Valgehobusemäel 3. üle joone tulnud Peeter Tarvisele. Jaa, ei väga rahul jah, et muud moodi ei saa. No küsime ära, et mis tunne on? Tunne on väga ülev, et väga lahe siin tegelikult see hooaeg oli konkurents tugevam kui tavaliselt, et oli nii mõnigi kõva konkurents siin stardis ja Loo sõitis veel terve sarja kaasa, et nagu sellele võib küll uhke olla see aasta. Et konkurents on ikka kõva, jah? Jah, et täitsa vinge, jah. Kahe kange naise Janelle Uibokandi ja Mari-Liis Mõttuse omavaheline konkurents daamide üldarvestuses on sel hooajal kogu sarjale kõvasti värvi juurde andnud. Valgehobusemäel püsiti pikka aega koos samas pundis, ent mingi hetk Mari-Liisi jõud rauges. Uibokand tegi väga tugeva sõidu ja jättis endast rajale maksimumi. Tasuks üldarvestuse kõrge 24. koht. Et Mari-Liis kaotas talle 12 kohaga, tähendas see Janellele ka teist hooaega järjest sarja üldvõitu. Üldarvestuse 3. tuli Merili Sirvel. Raske. et iga etapp see aasta oli ikka nagu tõsine võitlus, et need virtuaalid ei olnud sellised tavapärased, aga sellepärast need lihtsamad ei olnud, et sa tegelikult võitlesid seal ikkagi kella vastu, mis tähendab seda, et sa ei saanud seal ka kuskil järgi anda ja ega siin kõik suhteliselt ülejäänud etapid on samamoodi, et algusest lõpuni tuleb ikka pingutada.
Ja tuleb vist konkurent Mari-Liis Mõttust ka ikka kiita, et see omavaheline andmine on ikka päris kõva, jah? Ja kindlasti, et konkurents on alati see edasi jõud, et see aasta on ikka tõsiselt me siin omavahel neid kohti jaganud. Estonian Cupi sarja nagu võit on vist ikkagi kõigi Eesti ratturite jaoks nagu tähtis ja oluline asi. No minu jaoks on see kindlasti eriline, et minu päris esimesed rattavõistlused, enne kui ma tegelikult ka tõsisemalt tegema hakkasin, olidki just nimelt siin samas sarjas. Sa oled siit üles kasvanud, jah? No põhimõtteliselt võib öelda küll, jah. Mari-Liis Mõttus pingutas kõvasti Hans Krohe kiirenduskilomeetril ja väikeseks lohutuseks kuulub selle arvestuse liidrisärk kokkuvõttes just talle. Gert Jõeäär otsustas, et kui juba, siis juba ja pingutas eraldi ka Hans Krohe kiirenduskilomeetril. Tasuks Grand Slam. Kõik võimalikud särgid, mis tal sel aastal võimalik võita olid, ta ka endale korjas. Võistkondadest võitis hooaja etapi esmakordselt Hawaii Express tiim. Selle tulemusega kindlustati aga kokkuvõttes teine koht Como Veloplussi järel. Naiskondadest oli taas edukaim Hawaii Expressi naiskond, kes krooniti ka kokkuvõttes tšempioniteks. Üldse tunti viimati kaotusvalu 2018. aasta maikuus. MySnacki lastesõidud on ülioluline osa kogu Hawaii Express Estonian Cupi rattamaratonide sarja etapiprogrammist. Just siin külvatakse ratta ja spordipisikut. Võib-olla just siin puutuvad mitmed lapsed esmakordselt kokku spordiga. Meie missiooniks on just nimelt selle pisiku külvamine kõigis Eestimaa eri paigus. Lastesõite oli nagu ikka 3, kuni 6-aastastele mõeldud tillusõit. Eraldi arvestus peeti aga 8 kuni 10-aastaste seas. Neist vanimate seas jagati juba välja ka liidrisärke. Sel aastal tehti omapärane saavutus korraga nii poiste kui tüdrukute seas. Nimelt võitis nii Georg Salupuu kui Marta Mõttus kõik võidusõidud. Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari on koht, kus saavad kokku sõbrad, tuttavad ja kolleegid. See on kogukonna üritus ja see on üritus kõigile sõltumata vanusest või soost. Siin näitavad isad-emad sportliku eeskuju järeltulevatele põlvedele. Samas saab näha meie enda tipprattureid lähedalt ja soovi korral ka neid näpuga katsuda. Tähtis on aga ka enda võimeid proovile panna. Ja siis on veel üks eriline ja austust vääriv grupp inimesi. Need on need, kes on alati kohal. Nad on raudsed ratturid. Selgi aastal on neile ette nähtud juubelikujundusega medal. Ühe sellise mehe püüdsime kinni ka sõidu finišis. Tärnide kogumine on ka saanud oma eesmärgiks või kuidas? Eks ta vaikselt ikka, selle see on nüüd eelmine aasta kõik etapid läbitud ja raudse ratturi tiiter välja võidetud. Et nii ta... Sel aastal siis, jah? Ka eelmine aasta, aga sel aastal kõik etapid läbitud. See vist on eesmärk, et ikkagi tulla lihtsalt välja sõitma igale etapile? Jah, sellega, et millegagi peab minu vanuses inimene aega veetma ja enda tervist parandama. Aga on see siis siin tervise parandamine, et üle ei ole nagu pingutuse ohtu? Ei ole, eks ta ise peate endale aru andma, mismoodi sõidat. Võitlen ainult ise endaga ja laen patareisid järgmiseks töönädalaks. Aga annab sellise kuidagi hea toonuse ka siis see võistlemine siin? Eks ikka, siin saad sõpradega kokku, kellega igapäevaselt ei kohtu ja selline sõpruskond on ka tekkinud, kellega suheldakse selle rattasõidu teemadel. Tähtsaim on rõõm rattasõidust.
emotsioon üle finišijoone tulemus, see oli ikka ehe ja? No ikka, peab ikka täiega andma niimoodi, et rahval oleks ka lõbus. Ise jätsin kõik sinna raja peale, aga rahval peab ka lõbus. Natuke peab sõud tegema. Aga oli see nagu võit natuke enda üle ka või? Ei, ütleme niimoodi, et hooaeg on olnud niimoodi üles alla, et on olnud vigastus ja ütleme niimoodi, et siin viimane ponnistus, et nüüd saab 8 kuud jälle kuradi käppa imeda. Et ühtegi võistlust ei ole, aga selles mõttes jah, et natuke enda ületamine. Aga sõidu emotsioon on ikka äge emotsioon, jah? On ikka. Absoluutselt. Selle vastu ei vaheta midagi. Ja mida sa siia maratonidele otsima tuled? Mis eesmärk on? Lõbus oleks endal ikka. Ega lõbu, ega selles mõttes, et see aeg on ammu mööda, kui esikoha eest sõita tuleb. Et ikka tuleb ikka enda emotsiooni pärast sõita. Mis eesmärkide ja mõtetega rajale said uldud ja said need täidetud? Muidugi said. Iga aasta natukene kõrgem koht ja hea meeleolu ja ütleme niimoodi, et hea enesetunde nimel pigem. No kuidas jõutakse sellele tasandile, et iga aasta natuke parem koht, et mis selle taga on siis? See on see järjepidevus, et ei jäta vahet sisse. Tuleb küll, jah? No ütleme nii, et 30 sisse on väga raske saada juba. 50 oli veel nagu reaalne eelmine aasta, aga edasi on nagu sportlased juba, et siis tuleb trenni tegema. No mis on see, mis siis ikkagi rajale nagu toob ja rajale ka jätab, et loobumist ei tule? Eeskujuks peab olema järeltulevatele põlvedele, ega muidu ei viitsi. Nii lõppeski Hawaii Express Estonian Cupi rattamaratonide sarja 20. hooaeg. Aeg on pidada väike puhkus, et siis taas olla stardijoonel 21. hooajal. Kõige toimuva ja olulise kohta saab infot veebiaadressilt estoniancup.ee või Estonian Cupi Facebooki lehelt. Kohtumiseni! Maratoni distantsil neid ootavad